Tere! Mina olen Norman, teenuse ja kasutajakogemuse disainer TVN-is ja täna minuga pidi koos esinema meie fullstack arendaja Priit, kes kahjuks hommikul helistas käiseva häälega ja vabandas, et on haigeks jäänud ja ei saa osaleda. Ehk siis üritan täna siis natuke tema osast ka rääkida. Ja täna räägiks siis teile natuke eProspera projekti näitel, kuidas disainida ja arendada kasutajakeskne teenus. Aga ennem kui me eProsperast saame rääkida, peaks natuke tutvustama, mis asi Prospera on üldse. Et Prospera on siis väga kokkuvõtlikult selline platvorm, mis võimaldab siis rajada uusi linnu sellistesse spetsiaalsetesse vabamajandustsoonidesse erinevates riikides. Ja see süsteem oleks siis selline sümbioosne suhe siis riigi ja Prospera linna vahel, millest siis mõlemad kasu saavad. Et siis Prospera platvorm saab endale nii-öelda territooriumi, kus luua see soodne keskkond vabamajanduse ettevõtluseks ja samas riik saab siis tulu sellest nii-öelda või kasu sellest nendest tööturuvõimalustest ja turismist ja üldisest majanduskasvust, mis siis endaga kaasa toob. Esimene sellistest linnadest siis lansseeriti Hondurase riigis, seal põhjaosas Roatani saarele. Ja kuidas see siis täpsemalt töötab? Et neil on siis, kui me mõtleme, et on siis riik ja siis on see Prospera linn, et siis nendel tekib mingisugune ühisosa ja samas ka mingid osad, mis nad säilitavad siis mõlemad endale unikaalselt. Näiteks ühisosana, mis üldjuhul on siis see, mis laieneb selle riigi poolt siis sellele Prospera uuele linnale, et selleks on siis muuhulgas seesama territoorium, eks ole, või maatükk, kuhu see linn rajatakse, siis selle riigi valitsus, et Prosperal nii-öelda oma sellist valitsust või presidenti või kuningatega kedagi sellist ei tule, ja siis ka selline üldine seadusandlus, kaasa arvatud ka siis kriminaalkoodeks näiteks. Ja need, mis siis jäävad ikkagi nagu eraldi tükkideks, nii selle riigil kui Prospera linnal, on siis näiteks majandusseadused, presidentsus ja siis kinnisvaraturg. Ja täna nii-öelda keskendukski rohkem sellele paremale osale, mis siis on just selle Prospera linnale või residendile nii-öelda need unikaalsed tükid. Ehk siis mis teenuseid siis üks Prospera resident saab kasutada. Et muuhulgas on siis seal näiteks seesama residentsuse teenus, et üldse nii-öelda aktiivselt osa võtta selles ühiskonnas. Pärast seda saab loomulikult endale ettevõtteid luua, osaleda seal maksusüsteemis, kindlustust taotleda ja nii edasi. Ja selleks jõuamegi siis tagasi eProsperani, et eProspera siis kokkuvõtlikult ongi see digitaalne platvorm, mis siis võimaldab ühel Prospera residendil nende Prospera teenustega kokku puutuda ja oma teenuseid seal hallata. Ja enne kui projektini täpsemalt lähen, et siis projekti tellija ja tegelikult ka, ma ütleks, meie koostööpartner, et kuna see projekt ei tulnud nii-öelda TVN-i otse Prospera poolt, vaid sellise kohaliku ettevõtte kaudu nagu Vertical Digital, kes on siis kahemehe tandem, koosneb Ott Vatterist ja Silver Sinjavskist. Silver Sinjavski on siin samas valge särgiga ees, et kui on pärast küsimusi täpsemalt Prospera kohta, saate tema käest uurida. Ja nemad siis peamiselt toimetavadki igasuguste e-valitsuse identiteediteenuste loomisega ja muuhulgas suuremateks projektideks võib-olla ongi siis kohalikult e-residentsuse väljatöötamine, digitaalnomad visa ja e-gov projektid. Ehk siis, kui nüüd seda eelnevat juttu, mis ma Prospera kohta rääkisin, öelda, et siis tegelikult üks täiuslikumaid, kui mitte ainuõiged nii-öelda ettevõtted, kes võiksid niisuguse projekti, eks ole, ette võtta. Ja siis nemad muidugi võtsid meid appi, mille üle me väga tänulikud oleme, et siis see visioon ellu viia. Ja alustaks korraks lõpust, mis siis olid need projekti tulemid, mis selle lõpuks välja tuli. Et oli 4 keskkonda tegelikult või 4 teenust, ütleme. Esimene nendest oli siis selline avalik veebileht, mille peamisteks eesmärkideks oli siis turundada või tutvustada uutele inimestele, mis asi on eProspera. Aga samas seal oli ka nii-öelda äriregister, kus sai otsida juba eProspera süsteemis registreeritud ettevõtteid. Lisaks oli ka selline marketplace lahendus, kus sai otsida, mis on erinevad näiteks partnerteenused, mida ühel residendil või ettevõttel võiks vaja minna. Ja lisaks sai siis vaadata ja osaleda ka kommuunis, kus siis
kursis hoida ennast, mis uut siis Prospera maastikku toimub ja siis residendid või huvilised saavad omavahel ka mõtteid vahetada, et kuhu see asi välja läheb või tagasisidet anda süsteemi kohta. Vabandust, jah, ma oleks pidanud selle slaidi varem võetama. Nii, teine keskkond oli residendi portaal ja tõmbame selle kohe kõrvale. Residendi portaal on siis see keskkond, kus kui Prospera või kasutaja või inimene on juba registreerinud ennast residendiks, et siis see keskkond, kus ta saab hallata kõiki endaga seotud teemasid, milleks siis võibki olla kas uue ettevõtte loomine või selle haldamine, kindlustuse taotlemine, maksusüsteemiga tegelemine ja igasugused muud asjad, mis ühel e-residendil võivad vajalikud olla. Et meie mõistes võib olla natuke Eesti EE kanti või midagi sinna poole. Ja viimane nii-öelda päris keskkond, üks tuleb veel, aga oli siis selline admin-keskkond, mille siis peamisteks eesmärkideks oli nii-öelda Prospera enda tiimi töötajate keskkond, kus nad said siis üle vaadata neid sisse tulevaid residentsuse taotlusi, ka ettevõtluse taotlusi, hallata kindlustustaotlusi, vaadata raporteid, mis iganes, kas mis maksudest või nendest taotlustest, ja siis üleüldist statistikad ja kõike muud, mis nii-öelda taustal võiks vaja minna. Ja siis see 4. projekt, mis tegelikult ei ole justkui nagu kasutaja suunaga projekt, aga ikkagi mainib või tasub ära mainimist, oli siis komponentide varamu. Et see on siis nii-öelda rohkem sisemine projekt, aga ta oli põhimõtteliselt ikkagi sama tähtis kui need ülejäänud kõik muud. Ehk siis komponentide teek, mis oli nii-öelda arendus- ja disainikeskkond, kus sai neid komponente valmistada ja uuendada ja kõik need eelnevad keskkonnad, mida ma siis näitasin, need kasutasid siis neid samu komponente sellest keskkonnast. Ehk siis sellel projektil oli samamoodi vaja kogu aeg silma peal hoida ja täiendada ja üle vaadata. Nii, ja kui me räägime kasutajakesksest disainist, siis me ei saa üle ega ümber kasutajatest. Et Prospera puhul oli meil peamiselt 4 kasutajatüüpi suures pildis. Et esimene nendest oli ettevõtja, et tema siis soovibki Prospera süsteemiga liituda, et siis kasutada ära neid vabamajanduse põhimõtetel toimivat platvormi. Ja tema võib olla kas e-resident või kohal olev nii-öelda füüsiline resident, et siis saab ka näiteks osta kinnisvara sinna Prospera linna ja kas siis tulla lihtsalt puhkama sinna või alaliselt seal elada ka. Teine nii-öelda kasutajatüüp oli meil diginomaad, kes siis pigem niisugune, kes otsib kohti, kus maailmas ring reisida ja võib-olla vahepeal korra paikseks jääda ja kas siis rentida mingit kinnisvara seal välja ja töötada natuke kaugtööna nii-öelda kuskil kuurortis või mõnes hubasemas riigis. Kolmandaks persoonaks või kasutajatüübiks oli siis sama kohalik elanik, kes siis antud juhul seal Hondurase riigist pärit, et nemad siis suhtlevad selle Prospera tööturuga näiteks, et kas siis osalevad seal ehitusprojektides või teenindussektoris, et nendel on siis ka vahepeal vaja selle e-Prospera süsteemiga kokku puutuda, et siis kas taotleda endale ajutist residentsust või midagi muud sellist. Ja viimaseks siis sama administratiivse keskkonna kasutaja, ehk siis Prospera enda poolne töötaja nii-öelda, kes siis vaatab üle neid taotlusi, haldab raporteid ja selline üldine kasutajatugi võib-olla ka. Ja siis tööprotsessist natukene, et kuidas meil siis päriselt nii-öelda see disaini- ja arendusprotsess käis selle projektiga. Et esimene asi, millest kõik alguse sai, olgu see siis suurema teenuse väljatöötamine või mõne teenuse tüki, algas kõik siis kasutusloost. Kasutuslugu tuli üldjuhul siis sisse tooteomanikult, kuna temal ongi nii-öelda kõige parem arusaam, eks ole, äriprotsessist ja kasutaja vajadustest. Ja peale seda läks siis see edasi nii-öelda eelanalüüsi ja see oli siis see faas, kus ideaalis ja enamus olukordades oligi, et disainer, analüütik ja tooteomanik koos
ideaalis ühes ruumis istuvad maha ja joonistavad võib-olla täpselt valmis või mõtestavad läbi need spetsiifilisemad ärivajadused, kasutajaeeldused, tehnilised nõuded ja kõik sellise asja, mis selle teenuse väljatöötamiseks võiks vaja minna. Ja kui seal on mingisugune nii-öelda suund või kokkulepe juba olemas, et siis see tükk lähebki nii-öelda disaineri lauale, kes siis juba proovib välja joonistada need võimalikult realistlikud, lõplikud disainivaated ja vajadusel ka võib-olla uusi komponente luua, mida siis sinna komponentide varamusse on vaja täiendamiseks lisada. Kui disainid vaated on kinnitatud, ehk siis vaatab uuesti ka tooteomanik ja analüütik üle, siis läheb see detailanalüüsi, kus siis analüütik kaardistab juba nii-öelda täpsemad andmed, struktuurid, erinevad API-päringud ära, et kui see asi arendusse läheb, siis arendajal oleks hea seda ellu viia või realiseerida. Siis järgmine ongi arendusetapp, mis hõlmab siis nii back-end arendust või front-end arendust vastavalt vajadusele. Ja et see nii-öelda midagi kahe silma vahele jääks, siis on ka kvaliteedi testimise etapp, kus siis QA-testija vaatab üle, et kõik vastaks analüüsile ja disainile, mis valmis arendati. Ja lõpuks siis ongi tarne, ehk siis nii-öelda laivi panemine. Nüüd, ideaalses olukorras on see protsess lineaarne, ehk siis kõik sammud lähevad järjest läbi ja keegi midagi nii-öelda tagasi ei saada, kõik on hästi tore. Aga tüüpiliselt ikkagi juhtub nii, et kas jõuabki mingisse sammu, seal võib-olla tekivad mingisugused küsimused, mis jäid kas kahe silma vahele või tekivad mingisugused nii-öelda force majeure olukorrad, kus väliste muutujate tõttu on vaja midagi ümber mõelda, et siis on täiesti okei, et siis suunatakse see nii-öelda pilet või arenduspilet vahepeal tagasi eelmisesse etappi. Ja see ei pea olema ainult ka eelmine etapp, et see tükkel võib olla ka palju keerulisem, eks ole, et ka lõpuks näiteks kas või QA testimise käigus tuleb mingi selline äärejuhtum välja, mida lihtsalt keegi ei osanud ette näha ja see vajab võib-olla täiesti uuesti eelanalüüsi minemist, et nii-öelda ärireeglid ja kõik uuesti üle vaadata. Aga üldjuhul jah, et ükskõik mis hetkel see nii-öelda pilet või töö tagasi eelmistesse sammudesse läheb, siis alati need järgmised sammud käiakse uuesti läbi, et kunagi ei hüpata nii-öelda üle, ma ei tea, disainist kohe arenduse peale, et alati on see detailanalüüs ka seal vahel näiteks. Jah, et see on siis esimene pool on nii-öelda analüüsi ja disaini etapp ja siis teine pool on arenduse ja tarne etapp. Nii, ja siis võib-olla sellest esimesest poolest nüüd lähemalt, et mis siis selle analüüsi ja disaini etapi võib-olla kõige olulisemad rollid on või et kes seal kindlasti peaks kohal olema. Et nagu juba mainisin, siis üks on kindlasti see tooteomanik, et tema ülesandeks ongi siis selle sisendi andmiseks, et mida me üldse tegema hakkame, disainima või arendama, ja temal on üldjuhul ka kõige parem ülevaade siis nendest ärilistest vajadustest ja nendest kasutajatest ja sellest tagasisidest, mis sealt on tulnud. Samuti siis on tooteomaniku ülesandeks, eks ole, erinevaid otsuseid teha, vaateid kinnitada või arendusi kinnitada ja siis lisaks olla ka olemas aktiivselt nii-öelda projektis, et anda ka siis tagasisidet disainerile või vastata erinevatele küsimustele, mis iganes rollides need võivad tekkida. Ja tagatipuks ka siis planeerida natuke projekti ette võib-olla, et paar sammu ette, et kui me teame, et me hetkel tegeleme ühe tükiga, et siis et mis asjad tulevad järgmiseks, et saaks juba natuke nii-öelda ette valmistada ja tuleks üllatusmomente. Siis teine väga oluline roll on analüütikul. Tema siis peamiselt täpsustab neid ärilisi vajadusi, eks ole, mis sisendi põhjal välja võiksid tulla. Samuti tema on see, kes vastutab selle eest, et see, mida disainer ja tooteomanik nii-öelda välja mõtlevad, et see vastaks ka tehniliselt meie süsteemi arhitektuurile ja andmete arhitektuurile. Ja siis tema on ka see, kes loob nii-öelda selle detailanalüüsi, et arendus siis saaks mugavalt asju arendada. Ja viimane ja sama oluline roll on siis disaineril selles protsessis, kes siis, ütleme, kui
tooteomanik peamiselt ikkagi vaatab, mis asjad on, eks ole, ärilised vajadused ja ärilised huvid ja analüütik nii-öelda seisab selle eest, et kõik nagu süsteemi mõttes ja tehnilises mõttes koos püsiks ja koos toimiks. Et siis disainer oleks võib-olla jah, see nii-öelda selle projekti hing või selline, kes nii-öelda kasutajate eest välja seisab, et vaataks, et siis see kõik, mis nagu kokku ehitatakse, et see päriselt siis oleks kasutajasõbralik ja inimesed tahaksid seda kasutada. Et ja noh, seda ta teeb siis läbi erinevate kasutajavoogude prototüüpimise ja siis nende lõplike disainivaadete loomisega ka. Ja tema on ka siis see, kes vastutab selle disaini või komponentide varamu või disainisüsteemi loomise eest. Ja ideaalis siis ühes heas projektis võiksidki need kõik 3 rolli, 3 inimest olla võimalikult palju nii-öelda koos, kas ideaalis ühes ruumis, aga kas või läbi Teamsi vahenduse või kuidagi, et kui töötatakse välja neid uusi teenusetükke, eks ole, et siis oleks ikka vahetu suhtlus, et ei peaks ootama võib-olla nädalaid ja põrgatama mingeid teemasid edasi-tagasi, vaid kohe saab juba, näiteks disainer saab mustvalgelt kuskile tahvli peale juba skitseerida neid erinevaid ideid, analüütik võib-olla juba saab öelda, kui mingi asi läheb juba natuke liiga kaugele sellest, milline on tehniline arhitektuur, et kohe kiirelt nii-öelda välistada mingid olukorrad ette ära, et me saaksime kiiremini ja efektiivsemalt edasi minna. Ja siis selle illustreerimiseks on siis teinud niisuguse näite, kus on niisugune 3 jalaga taburet, kus siis, mida siis hoiavadki üleval disainer, analüütik ja tooteomanik ja kasutaja istub siis selle peale ja ükskõik milline nendest nii-öelda rollidest siis ära kaob, et siis kasutaja kesksest disainist ei jää enam midagi alles. Ja siis siin võib-olla näitakski paari näidet, et mis siis juhtub, et kui need erinevad rollid ära jäävad. Et kui meil tooteomanik projektist ära jääb, siis meil lihtsalt ei ole veebilehekülge, kuna ühtegi otsustega kinnitamist ei ole tehtud ja midagi ei saa arendusse saata. Kui nüüd analüütika ära jääb, et siis võib juhtuda et tooteomanik ja disainer, eks ole, mõtlevad, et nad on kõige parema ja kõige kasutajasõbralikuma lahendusega välja tulnud, aga siis see jõuab arendaja kätte ja kes laiutab käsi ja ütleb, et kuule, et see ei lähe absoluutselt meie raamistikuga kokku ja ei vasta meie infoarhitektuurile, et noh, loomulikult on võimalus kõik see asi ümber arendada, aga siis see on jälle suur lisakulu, eks ole. Ja kui nüüd disainer projektist välja, et siis jah, et võivad tulla lahendused, mis teoorias nii-öelda vastavad ärilistele nõuetele, et inimene saab oma telefoninumbrit valida või sisestada ja noh, tehniliselt ka see kõik töötab, aga kasutusmugavuse peale ei ole mõeldud ja lõpuks nii-öelda süsteem, mida keegi kasutada ei taha, siis võib ka prügikasti visata põhimõtteliselt. Nii. Nüüd on koht, kus ma piltlikult söödaksin palli Priidule, aga kuna Priit ei ole, siis ma jätkan rünnakuga ja räägin natuke siis arendusest ka nii palju, kui ma tean. Et kindlasti ma räägin sellest põgusamalt, kui Priit oleks rääkinud, ehk siis võite mulle andeks anda selle eest äkki. Et kui muidu jah, me räägime agiilsest arendusest tavaliselt, mis on selline kiire meetod, eks ole, kuidas efektiivselt disainida, arendada toodet või teenust, et siis Priidul on selline termin välja mõeldud nagu nobe arendus, mis siis tema sõnul on jah, et iga selle tüki sees, mida ma näitasin, et detailanalüüs või disainitükk või QA testimine, et selle sees on siis nii-öelda omakorda veel hästi niisugune agiilne protsess, millega veelgi efektiivsemalt edasi liikuda. Ja mõte ongi just selles, et see kommunikatsioon on siis kõige olulisem osa seal, et kui näiteks pilet tuleb arendaja kätte, et siis arendaja ei proovi kõike seda ise ära lahendada, kui tal tekivad mingid olukorrad, millest ta aru ei saa või mis vajavad täpsustamist, vaid ta ikkagi suhtleb jooksvalt selle töö käigus ka kõikide nende erinevate rollidega ja saab nii-öelda vahetumalt juba kiiresti anda edasi mingisuguseid sellist tagasisidet, et ei pea seda piletit nii-öelda edasi-tagasi põrgatama või ootama nädalaid, kuni keegi mingile e-mailile vastab. Et kuna jah, kõiki juhtumeid on nii-öelda keeruline või peaaegu et võimatu ette näha, et eelanalüüsis või kuskil disainifaasis juba näha ette, mis seal arenduses võib välja tulla. Et näiteks ongi mingi disainianalüüsist, kui on kõik pandud klappima ja kõik tükid nii-öelda tunduvad olevat olemas, mis arenduseks on vajalik, aga mingi pusletükk on ikkagi puudu jäänud ja on arendajal vaja küsida siis ikkagi disaini ja analüütika käest üle, et kuidas seda oli mõeldud teha. Mõnikord on vaja lihtsalt küsida, et kuidas see oli mõeldud teha, aga mõnikord on võib-olla vaja siis ka disainerile mingit täiendavaid vaateid joonistada või analüütikul siis analüüsi täiendada. Ja siis kvaliteedi testimine, ka väga oluline osa protsessist.
Ja kvaliteeditestimine ongi siis see, kus QA-tester siis üritab teha kõike seda, mida tegelikult ei tohiks teha, ehk siis kui disainer mõtleb üldjuhul niimoodi, et mis on see optimistlik stsenaarium või positiivne stsenaarium, mida kasutaja võiks tahta teha, siis QA-testija vaatab just seda, mis on see kõige negatiivsemad stsenaariumid, kus tulevad mingid errorid välja, kus asjad lähevad konflikti ja see on samamoodi siis etapp, kus peaks olema niisugune jooksev suhtlus, et kohe, kui mingi asi välja tuleb, siis saab QA-testija ka põrgatada selle kas siis tooteomanikuga, arendajana, disainerile või analüütikuga läbi. Ja siis siin jah, mõned võib-olla näited, et Priit tõigi välja, et mõnikord tuleb näiteks selline sõnum lihtsalt sisse, et mis siis juhtub, kui meil nii juhtub, et näiteks mingi arendaja või keegi küsib, et mis siis saab. Ja selle asemel, et hakata nii-öelda koosolekul planeerima või e-maile vahetama, et siis ongi näiteks üks suur Slacki jutulõim, kus tegelikult on küll palju nagu vasteid ja postitusi, aga selle lõpuks saab probleem lahendatud. Et just põhisõnum on siis see võib-olla jah, et see nove arendus olekski selline, et ei oota nii-öelda selle niisuguseste pikemate protsessi taga, nagu et mingi koosolek, mis on 2 nädala pärast tulemas, või mingi e-mail, mille ma saadan välja ja loodan, et sellele kunagi vastatakse, vaid võimalikult kohe siis võimalikult vahetute kanalitega siis saada need inimesed, kes peaksid selles arutelus osalema ühe laua taha või siis kas või virtuaalselt ühte lõimu ja lahendada see probleem ära. Ja arenduse poole pealt siis jah, natuke oli juttu juba, et komponentide varamust ja võib-olla siin räägiks ka, et mis siis on, et see on ka projekt, mida nii-öelda, mis ei ole lihtsalt asi, mis võib-olla tänapäeval osad mõtlevad jah, et see on asi, mis tehakse valmis ja siis nii-öelda kasutatakse aegade lõpuni, eks ole, et seda ei pea kunagi täiendama, kunagi hooldama, kunagi uuendama, et see lihtsalt on tükk, mis võimaldab meid erinevaid rakendusi luua. Aga et nii see päris ei ole jah, et ikkagi projekti käigus, mida keerulisemaks projekt läheb, seda rohkem on vaja uusi komponente luua, need uued komponendid peavad töötama vanemate komponentidega, need ei tohi nii-öelda omavahel konflikti minna ja see on protsess, kus alati peab olema siis ka disainer kaasatud, kes neid nii-öelda komponente joonistab ja vaatab, et see kõik nagu koos püsiks. Ja siis jah, kuidas see komponent library või nii-öelda komponentide varamu töötab, ongi, et ta võib ka nii-öelda ajas siis areneda, et alguses ongi, eks ole, versioon 1 võib-olla ainult üks kandiline nupp, aga siis mingil hetkel tekivad erinevad versioonid juurde, erinevad olekud nendele nuppudele, võib-olla midagi muutub, nurgad lähevad ümaraks ja et need on siis kõik nagu sammud, mis vajavad neid samamoodi nii disaineri kui arendaja rolli. Aga ma rohkem sellest ei räägi, et järgmine kõne on Hardi, kes räägib teile kindlasti väga detailselt, mis asi on komponentide varamu ja kuidas see ajas uueneb. Nii, ja lõpetuseks siis mõned punktid, mida kaasa võtta, jah, aitäh, Priit, nii. Ehk siis 3 punkti, mida võib-olla kaasa võtta endaga, et see tooteomaniku roll just, et selle aktiivne tooteomaniku osalemine projektis on üks hea projekti alus ja õnneks jah, meil siin projektis oli väga hea tooteomanik Silveri näol, kes tõesti, et igapäevaselt nii-öelda osaleb teilide koosolekutel, et on niisugune vahetu, ütleme, tiimiliige isegi mõnes mõttes ja selline vahetu ülevaade, et kuidas projekti seis hetkel on. Et miks see kasulik on, et see ei ole mitte ainult projekti edu mõttes kasulik, vaid annab ka kliendile või tooteomanikule siis ülevaate sellest, et kui mingid probleemid tekivad, et need on nagu kohe näha, et kus need tekivad ja et miks mingid asjad näiteks võib-olla kauem aega võtavad või rohkem nii-öelda peab edasi lükkama rohkem seda tähtaega. Et kui see asi juhtuks näiteks niimoodi, et mingi 2-nädalaste või 3-nädalaste vahedega on mingid koosolekud, kus tooteomanikule siis näidatakse või antakse raport või ülevaade projekti kulust ja siis teil selgub, et näed, seda me jõudnud valmis ja seda me jõudnud valmis ja hakkad tagantjärele põhjendama, et miks see kõik niimoodi oli, et siis see nii-öelda hoop või pauk on palju suurem sellest või põnts, et kui on nii-öelda tooteomanik aktiivselt projekti osa, et siis on need ootused on võib-olla paremini juba nähtavad. Ja siis, et disainer ikkagi peaks olema projekti algusest lõpuni kaasatud, et jah, et ta küll nii-öelda, nagu me vaatasime, et see teenuse analüüsi ja disaini faasis saavad küll valmis mingisugused vaated võib-olla, mis antakse arendusele üle, aga kui, nagu siin Priit oli ka maininud oma slaidide välja toonud, et siis
arenduse faasis samuti tekib igasuguseid küsimusi, et kas mingi asi on ikkagi jäänud natuke läbi mõtlemata, mingi asi vajab täiendamist, et siis disainer on ikkagi see, kes peaks selle lõpliku kinnituse andma või veel üle vaatama, et ei hakkaks tekkima nii-öelda oma loomingut pärast arendajal. Et muidu või on oht see, et siis see disain, mis on loodud, et see ei vastagi võib-olla enam sellele arendusele. Ja et kuna disainer ongi see, kes nii-öelda kasutaja eest kõige rohkem seisab, et siis kui me räägime kasutajakesksest disainist, et siis ta võiks olla lõpuni kaasatud. Ja siin siis samamoodi, et see kasutajakesksus, millest ma just rääkisin ka, et see ei lõppe siis nagu disaini ja analüüsi faasis, et kui me mõtleme kasutaja peale, et siis kasutaja näeb ikkagi ainult seda lõpptulemust, eks ole. Et see, mida ta hiirega klikib oma brauseris, see on see, mis temani jõuab, et teda otseselt ei huvita see, mis tehti eelanalüüsi faasis või analüüsi või disaini faasis, et kui me ütleme, et me tegime hästi kasutajakeskse vaate Figmas, siis on see hästi tore, aga kui see nii-öelda kuskil arenduse etappides või kvaliteedi testimises välja läheb nii-öelda katki või lappama, et siis kasutajani jõuab ikkagi teistsugune toode. Ehk siis disainer ja kõik nii-öelda protsessi osad, et arendaja ja QA-testija samamoodi peaksid alati mõtlema sellele, et mida see kasutaja lõpuks kogeb. Et arendaja ei tohiks siis olla võib-olla niisugune, et ma teen oma töö ära, et ma leidsin siin küll mingisugused puudujäägid ja kitsaskohad, aga et ma sain oma pileti tehtud, ma saadan selle edasi, et alati siis oleks fookuses see, et mis asi lõpuks sellele lõppkasutajale jõuab ja vajadusel siis suuname tagasi nendele teistele rollidele. Jah. See slaid on küll väga katki läinud, aga aitäh!